Minu nimi on Natalja Ermakov. Rahvuselt olen ma Ersa. Sündisin Mordvamaal väikses Ersa külas. Eestisse tulin 1998. aastal Tallinna Ülikooli oma õpinguid jätkama. Mina pole ainuke, mitmeid on tulnud Eestisse. Paljud nimetavad meid venekeelseks elanikkonnaks, paremal juhul mitte eestlasteks. Samas käime siin tööl, meie lapsed lasteaedades ja koolides, ühiselt õpime eesti keelt, kohalikku kultuuri ja tavasi. Meie, ma mõtlen ersad, mokšad, marid, tšuvašid, poolakad, udmurdid, tatarlased, ukrainlased, baškirid ja paljud teised. Ma armastan Eestimaad väga, aga mulle on kallid ka minu emakeel ja kultuur. Sarnased inimesed nagu mina käivad koos oma rahvuskogukondade kultuuriseltsides ja need rahvusseltsid omakorda on koondunud neid ühendatava katusorganisatsiooni alla. Meie liidu nimeks on Eestimaa Rahvuste Ühendus. Täna ma olen siin Raekoja platsil oma rahvariietes. Miks ma olen rahvariietes? Ma olen oma Ersa rahvariietes sellepärast, et täna on pidu. Täna on rahvuste päev ja selle auks Eestimaa Rahvuste Ühendus korraldab etnolaada ja kontserdi. Meie soovime teile näidata oma kultuuririkkust, laule, tantse ja käsitööd ning tutvustada meid teiega. Mina olen Ludmila Jaamursina, olen Marilanna, aga olen pärit Baškiiriamaal, siis sellega olen Ida-Marilanna. Elan Eestis ainult 12 aastat. Muidugi oskan maari keelt, sest see on minu emakeel. Minu nimi on Andres, olen sündinud Eestis ja olen siis eesti tatarlane. Minu ema on tatarlane, isa on eestlane, siis minu kodukeel oli eesti keel ja seda pean ka oma emakeelt, aga kas ma tatarkeelt valdan, mis on nagu teine emakeel, siis kuna ma seda kodust nagu kaasa ei tulnud nooruses, siis ma mõningaid üksikuid sõna tean, aga keelt ei valda. Minu nimi on Aleksei, elan Tallinnas, sündinud Tallinnas, isa poolt ma olen Ersa ehk mordvalane, ema poolt venelane. Oma emakeelt nagu emakeelt oskan küll vene keelt, oma isa keelt, ersa keelt hästi ei oska, aga midagi tean, aga sõnavar on väga kitsas. Lapsepõlvest ma ei kuulnud ersa keelt, et ma ersa keelega puutusin ainult ülikoolis. Ülikoolis ükskord oli ersa keele kursused ja kuna ma teadsin, et ma olen isa poolt ersa, läksin sinna ja see huvi kasvas, hakkasin seda asja uurima ja see oli väga tore. Mina olen Aleksandr Aidarov. Ma olen Eestist pärit, ma sündisin Kohtla-Järvel, ma olen 40 aastat vana. Rahvuselt ma olen Tšuvaš, Palahhibi Tšuvašla Kalazjadab, Kalasmazar Tšuvaš Pulzan Manžutpa. Mina olen Nadezhda Pchelovodova, kirjaniku nimega Muš Nadi. Ma tulin Eestisse 12 aastat tagasi ja ma oskan oma keelt ja oma esimese haridusega olen ma udmurdi keele ja vene keele õpetaja ja sündisin ma Udmurdimaal, see on 2000 kilomeetrit Tallinnast ida poole. Minu nimi on Marek Pajur, sündisin Eestis, Tallinnas. Ma olen nii eesti kui poola rahvusest ja ma oskan mõlemaid keeli. Olen Katerina, ukrainlanna, olen sündinud ja kasvanud Kiievis ja seal ka kohtusin oma abikaasaga ja lõpetasin ülikooli ja siis me tulime siia Eestisse. Ja loomulikult oskan ma oma emakeelt, olen lapsepõlvest kahekeelne tegelikult, siis ukraina ja vene keel. Perekonnas meil räägiti peamiselt
vene keeles, aga koolis õppisin ukraina keeles ja ülikoolis siis ka ukraina keeles ja vanaemad ka rääkisid ukraina keeles. Me soovime teilt, eestlased, õppida ja võtta omaks see parim mõistlikkus, korralikkus, tolerantsus. Mina tulin Eestisse õppima, tulin Tartu Ülikooli doktorantuuri ja kaitsesin doktoritöö ja tulin Eestisse sellepärast, et olen marilane ja tegelen marikultuuriga, mariusundiga. Ja siin Eestis ma sain suurepärased võimalused areneda ennast selles valdkonnas ja tegutseda sellega ja siiamaani tegelen sellega. Mina tulen Eestisse hõimurahvaste programmi järgi ja sellel programmil on nii, et esimene aasta me õppisime intensiivselt eesti keelt ja peale seda õppisime Tartu Ülikoolis ikka ja siiamaani õppin ka. Kui sa kõnnid siin riigis, eks ole, seal maal, siis on oluline teada, sest see annab rohkem tugevat seost selle kohaga. See maa, mis toidab sind, see maa, mis kaitseb sind ja vahet ei ole, kui suur või väike on keel. Et oluline on rääkida nende inimestega, kes on siin ja see on lahe, see on hea. Nõukaajal käisin koolis, eks ole, meil oli eesti keele tunnid aga kui ma lõpetasin keskkooli, siis ma sain aru, et ma ei valda eesti keelt ja siis ma õppisin juba Tartu Ülikoolis. Ja küllaltki iseseisvalt käisin ka loengutes ja oli väga keeruline, aga elasin koos eestlastega ja see oli mu selline teadlik valik, et ma hakkasin rohkem suhtlema. Kui sa elad kuskil ja kus inimesed räägivad ühes keeles ja kõik asjad on ühes keeles ja see on riigikeel, sa pead seda oskama. Ma ei oska öelda, et ma õppisin eesti keelde ära, aga ma õpin lapsepõlvest, lasteaiast kuni praeguni, aga põhimõtteliselt rohkem praktikat sain töökohtadel. See Eesti oli valitud just sellepärast, et ma armastan Eestit, teadsin selle kohta ja tulin ja 1 aastaga õppisin siis keelega ära. See oli Tallinna Ülikooli kursused, kus ma õppisin 2 korda nädalas koos prantslaste, itaallaste, katalaanlaste ja teiste inimestega. Kõik olime umbes ühesugused, motivatsioon oli suur ja tahtsimegi keelt selgeks saada. Minu jaoks on see oluline, et osata seda keelt, mis riigis sa elad, sest sellega on palju lihtsam elada selles riigis. Eesti keelt ma õppisin lasteaias, koolis ja nii edasi, sõpradega rääkides ja ka vanematega rääkides. Loomulikult ma arvan, et riigikeelt igal juhul peab teadma ja on hea osata, sellepärast, et mitte piirata oma võimalusi ja olla osa sellest kultuuriruumist, kus sa elad. Kõigepealt proovisin eratunde, aga see ei töötanud minu jaoks väga hästi, siis läksin keeltekooli ja grupis kuidagi oli lõbusam ja need tunnid olid palju efektiivsemad minu jaoks. Kõik, kes räägivad vene keeles, ei ole vene rahvusest. Integratsioon, kui sa integreerid, aga hoiad oma põhiomadused või võime öelda, et sa tead, kes sina oled, mis sinu emakeel ja mis sinu kultuur ja just see sinu eripära. Aga minu jaoks assimilatsioon, see natukene teistsugune, kui sa täiesti võtad teiste rahvust, teiste kultuuri, kõik kombed, keeled ja kõik ja unustad ära oma kultuurist, oma keelest, oma eripärasust. Kuidas mõjus Eesti minu jaoks, minu keele arenemiseks, see on tõesti huvitav, kuna just Eestis ma hakkasin rohkem kasutada marikeelt. Me lapsega räägime marikeeles ja see on nii huvitav, kui me sõidame suvel kodumaale ja seal räägime oma lastega marikeelest, siis
kohalikud inimesed imestavad, kuidas me saame elades Tallinnas hoia oma maarikeelt, maarikultuur ja rääkida lastega maarikeeles, kuna seal maarikülas lapsed räägivad omavahel vene keeles, aga meie lapsed ütlevad nendele tere maarikeeles, siis nad imestavad ja isegi ei oska, kuidas vastata. No, see on muidugi esimene reaktsioon šok, aga peale seda hakkavad ikka tasapisi rääkida maarikeeles ka. Kui ma olin väike tüdruk, ma mitte kunagi ei mõelnud, et ma tulen Eestisse ja hakkan seal elama muidugi. See oli raske, kui elasin väikes külas ja teadsin ainult vene keelt ja maarikeelt, siis ma ei mõelnud selle peale, aga juhtus nii, et nüüd ma elan Eestis ja minu lapsed käivad eestikeelse lasteaeda, kus nad juba õpivad inglise keelt ka, siis nendel on üldse 4 keelt tuleb. Nendel on palju rohkem võimalusi ja ma ei kujuta enne tuleviku, aga ma loodan, et nende tulevik tuleb super. See ei ole väga õige nimetada poolakat venekeelseks, sest ta on ju ikkagi oma rahvusest poolakas ja see, et ta näiteks oskab vene keelt või poola keelt, see on juba tema enda asi. Integratsioon on kokku sulandumine millegi heaga, mis annab erinevaid kultuuri oskusi teistest rahvustest ja samas ühildumine sellesse rahvamassi ja teada saada, mis on kultuur ja jagada ka oma kultuuri. Ma arvan, et ma elan Eestis edasi ja lapsed elavad ka siin. Kui passis on kirjutatud Ptšelovodova, eks ole, siis ja passi nimi on ka Nadežda, siis ja aktsent on ka mingi aktsent olemas, siis muidugi esimene reaktsioon on inimestele, et olen venelane, aga mis teha. Siis kohe ütled, et räägige ikkagi minuga eesti keelt, palun. Seda ma olen öelnud nii postkontoris kui ka haiglades. Nii et eestlased kohe nii tahavad kohe vene keelt rääkida. Integratsioon ja assimilatsioon. Mõlemad on võõrkeelsed sõnad ja integratsioon on vist see, kui sa tuled, nagu mina, võõraste kohta ja hakkad sealt endale ellu settima. Üldiselt see udmurdi kirjanduse tõlkimise ajaloogu hakkas mind huvitama, kui ma õppisin Tallinna Ülikoolis magistrantuuris ja uurisin ka, kuidas neid väikesed soome-ugri kirjandusi tõlgiti eesti keelde ja millal. Ja sellega hakkas ka huvi Eesti kirjanduse vastu ja kuna minu sõber, kelle pärast ja kelle toel ma siia tulin, oli Aro Valton ja ma soovin igale siia tulijale, igale uuele inimesele sellist sõpra, nagu minul on see Aro Valton, eks ole, kes selgitas mulle kõike, mis on seotud näiteks rahaautomaadiga, sest Udmurdimaal neid ei olnud veel, raamatukogu süsteemiga, mis oli natukene teistmoodi ja kaardid olid siin, eks ole. Kõik see oli minu jaoks lihtne, sellepärast, et mul oli huvi kirjanduse vastu ka. Ja hakkasime avaldama Eesti kirjanduses raamatusarja Udmurdimaal, kirjastuses Invožo ja kirjastuses Udmurtia ilmusid eesti keelest udmurdi keelde tõlgitud raamatud. Ja samuti ma arvan, et ma olen palju teinud ka selleks, et udmurdi kirjandus oleks esitatud siin eesti keeles. On hea, kui kõik läheb nii, nagu praegu on. Ehk mul on töö ja mul on sissetulek ja mul on teised projektid ka, kus ma osalen. Ja Eesti, nagu ma veel kord ütlen, et see ei olnud juhuslik valik, et mulle meeldib Eesti ja ma näen oma tulevikku Eestis. Integratsioon on selline asi, kui ma olen näiteks venelane või mordvalane ja ma saan kodus rääkida oma keeles või mul on kogukond, kus ma räägin oma keeles ja see on okei, normaalne. Kui ma mõtlen vene keeles, siis ma olen venelane. Kui ma mõtlen mordva keeles, ma olen mordvalane. Või pigem olen eesti keeles, ma olen eestlane. Sooviks küll Eestis jääda ja lapsi siin kasvatada.
igal inimesel on õigus ennast defineerida ise. Ja see, mis teised arvavad, ei mängi rolli. Sest need, kes on minust vanemad või 10 aastat, neil on eesti ja vene keel. Need, kes on minust nooremad, need on eesti ja inglise keel. Ja ka mina õppisin teismeeas inglise keele lihtsalt artit kasutades ja televiisorit vaadates ära. Et see teise keele muutus on minust juba toimunud. Aga selleks ühendavaks keeleks ma arvan siiski eesti keel, sest Eesti rahvuse säilimise huvides on see vajalik. Et meid on 1,3 miljonit natuke peale. Mõned elavad juba välismaal, tulevad tagasi või ei tule, aga see keele hoidmine on siiski oluline. Samamoodi on ka minu jaoks oluline see, et kui ma nüüd tegelen tatarlaseks olemisega rohkem, siis on ka see tatari keel jällegi tulnud teemaks rohkem, et ma tunnen, et see on teatud mõttes ikkagi piirang, et ma ei oska seda või mõista. Kuna ma olen 30 praegu, siis mul on olnud mõttes küll mõneks aastaks minna näiteks välismaale õppima või tööle, aga kodumaa on Eestimaa ja ma soovin oma vanaduspõlve ja ka pereaega Eestis veeta, et mulle meeldib siin elukeskkond, looduspuutumatus, inimesed, et ma olen siiski näinud oma tulevikku alati Eestiga. Inimesed on harjunud, et siin on ühiskonnas kas vene